No nii, nüüd on vist kõik siin. Et me tulime siis üle müüri ja üle vana vallikraavi. Et see vana vallikraav siis oli see, mis ümbritses seda linnust, kloostrit ja sai siis oma vee Ammejõest. Et ta oli pidevalt siis nagu omaette saarekese peal. Et see on üks tegelikult väheseid Eesti ala linnuseid, mis on niimoodi veesaarekese peal kõik aeg siis olnud. Ja praegu ka veel, siin on selles kraavis, on isegi vallikraavis ja isegi vesi veel alale. Aga miks me siia tullime? Siin on kloostri kalatiigid. Siin on 3 kloostri kalatiiki, kus kasvatati siis kala Tartu turule. Ma olen küll otsinud, mis kala on oliva, siis ilmselt oliva karpi ja mida seal kasvatati, aga täpselt ei ole ma selle kohta selle leidnud, mida siin konkreetselt siis kasvatati. Et olid läbivooluga tiigid, sai ka Ammejõest sai vee ja siis voolas sinna vallikraavi sellesse välja. Ja siit siis võeti kala ja pandi lodja peale ja lets Tarbatule siis turule. Ja kalaga oli alati nii, et kala pidi siis ummoku varra kohal olema, aga siis kala siis saas päeva peale kuuma kätte viia. Ja siin samas siit edasi natuke ongi see Ammejõe käär seal nende leppade takan. Aga sinna me ei lähe, et seal midagi peale kopra kuhilat ole ei, et sinust käia nüüd see koton ka käia. Et sääne kotus on siis siin. Vot. Küsimusi äkki tekkinud vahepeal? Praegu on töö tegemise aeg. Praegu on töö tegemise aeg, jah. Praegu on siin, näete, kus siin mungas siin möllase kalluga. Aga süütvanaid ja siis kasisse tiike ja jumal tiidmis. Rasse öelda, ilmselt muist ei ummuk, siis muist ilmselt ei sea. Läbivoolav vesi oli nii kus. Kui läbivoolav, siis vast ei ole väega hullu, aga hullu külma talvega ikkagi võid see ummuk siis ei jah, ilmselt küll, jah. Aeraaturi peale. Aeraaturi peale, jah. Kusjuures, ütleme ju, keskaast on teeda, et oli see kutsutas väikus jääaos. Et tegelikult ilma või kliima oli külmem. Et kui praegu öeldakse, et lämmepas järjest, siis peale kuskil 1500-1600 läks ka kliima lämmepas. Et siis väheke jälle külmepas minna, et ütlesid, et jälle lämmepas. Aga siis tuustaus on teeda, et kui me siin on ega aasta, kui on uudisse, et jäädi uudisse. Et avati jäädi või plaanitas jäädiid, juba teetas uuringuid jäädijaos, juba nakatas märgistama jäädi on avatu, jäädiid vist ei saa enam kasutada ja kõik on see jäädi uudis. Üks või 2 päeva on olnud. Aga ikkagi, et see on hästi sääne väljastpoolt Eestit tulevate inimeste jaoks, kes ei ole kuulnud, et sa saad nagu Mandrit saare peale, saad jääd sõita. Aga tuulaiguil kliima märksa külmem. Ja on teada, et isegi Poolast sai Rootsi sai minna üle jää. Ja seal on teada ka säänseid perekondi, kes elativa tollest, et oli nagu saani peal sääne majakene. Ja siis tuu veeti siis talvel, veeti jää peale, selle, et ega vahemaad ütepäevaga ära ei käi. Ja siis oli säänse nagu teisaldatava kõrtsi oli siis jää peal. Ja siis kevää tuudina jälgi ära. Jääpaar. Jah, et toom ajalooliselt teeda, et 15-16 sajand oliva seal jää peal. Et siin ilmselt Soome minnes see sole. Et Soome vahemaa ei ole nii pikk, et pikk ikke, aga mitte nii pikk, et aga ei ole teeda, et siin oleks olnud neid kõrtsi niimoodi jää peal. Enne siin küsiti neid õigeusu kloostri. Materjal valdavalt on üks maakivi. Maakivi on valdavalt, jah.
maakivi ja tellist on ka väidetavalt tarvitatu, aga noh, ilmselt toda lammutustööde käugun viidi nagu rohkem ära. See Petseri kloostri kottar on tummõigeusu kloostri, aga seal on nähtud tüü tegemise ja palvetamise vahekord. Petseri kloostri küllalt kindel reegel on 8-8-8. 8 tundi und, 2 tundi palvusi ja 2 tundi tüüd. Et tuul ka, võib-olla ka siin on siis määnegi kõrd ikka, aga jah, Petseri kloostri mitte reklaam, aga näide päevakõrd on sääne, aga tummõigeusu klooster, see on katolik. Ega too sõltus ikka tollest ka, kas oli nende frantsiskaanlaste klooster, dominiiklaste klooster, et nende päevakavad olid erinevad, et nad ei ole kõik ühtemuudu. Ja tegelikult sellega otsile ka, et palju siin näituses inimesi võid see olla 50-100. Et maru rasse on öelda selle, et tegelikult toda ei ole teede, et kui palju neid oli ja näituses mõnede kloostrite kotsil on teedeka, et mis oli suurempa kloostri, et mis ameti oli näituses näiteks oli sääne ametimiis nagu keldriülem, ta on küll Canterbury kloostrist Suurbritanniast, 1322 on tiiden näituses, et keldri ülemal oli järgmise alluva. Külaliste maja ülem ja kats ussehoitjat. Sahvrihoitja, nii tema abiline. Külaliste maja sahvrihoitja. Üüvaht, nõudemõskja ja tema abiline. Supikiitja. Reflektooriumi, kokapoiss ja tema abiline. Numa miuma. Ei, numa miuma. Edimene ja tõnekokk. Nii on ta abilitse. Suulaja ja tema abiline. Köögi ahokütja, potsepp, köögi kelner, veini vai õllevalaja, nii tema abiline. Keldriülema teenrer, keldriülema tallipoiss, keldriülema kaarikujuht, muunahankja, jääger, nii tema abiline, ülem sulane ja vangivalvur. Kus on tööhõive tagatud. Ainuüksi üte kloostri keldri ülema all oli sääne, mitte igal pool muidugi, et kui oli väiksem klooster, inimesi oli kimbele vähem, aga selle üte suurempa kloostrikotsil on teeda nagu sääne nimekiri, et lihtsalt selle kloostrikotsil ei ole toda säilinud. Vot sääne värk. No aga saame kaeme piniga üle. Kaeme. Äkki näeme müüri. Lähme kaeme, kas saame piniga ette. Lapsed. Nüüd me peame muidugi tagasi minema. Jääme maha. Jääme põõsasse.